USA on täna sisuliselt loobunud edasisest sõjalise abi koordineerimisest Ukrainale. Pentagon käivitab ametlikult kogu Ukrainale antava sõjalise abisüsteemi ümberkorraldamise. Koordineerimisrühma põhifunktsioonid, mis 3,5 aastat abi jagas ja liitlastega töötas, lähevad nüüd üle Euroopa liitlaste enda juhtimise alla. Ja vabanevad Ameerika ressursid suunatakse teistele Washingtoni prioriteetidele. Samal ajal jätkub saaga Patriot tõrjerakettide tootmislitsentsi ümber. Donald Trump ei kinnita avalikult nende tootmislitsentsi Ukrainas. Kuid kulisside taga läbirääkimised, nagu selgus, jätkuvad ja Pentagon on juba investeerinud $3 miljardit nende samade rakettide tootmise laiendamisse. Selles saates analüüsime mõlemat lugu ja seda, kuidas need on seotud Ameerika sõjamasina üldise ümberkorraldusega. Kohe ütlel, et siin pole suurt tragöödiat, kuid tuleb mõista, et kogu Ukraina sõjalise abisüsteem on tõesti muutumas. See muutub ümber. Ja järgmises saates analüüsime mõlemat. Ja ma ütleksin, et ainult Euroopa vastutab Ukraina sõjalise abi eest. Minu nimi on Aleksei Pitsi, arutame seda teemat koos. Aga enne kui me alustame selle teemaga, palun tellige see kanal, me liigume selle ümberkorralduse suunas, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Sõda. Selles saates analüüsime mõlemat, need on osa Ameerika sõja üldisest ümberkorraldusest. Niisiis, alustame peamisest uudisest Ukraina sõjalise toetuse mehhanismi ümberkorraldamise kohta. Vastavalt Ameerika Ühendriikide relvajõudude Euroopa väejuhatuse avaldusele, Pentagoni juht Pete Hegseth andis korralduse viia läbi Ukraina julgeolekualase abigrupi ümberkorraldamine, andes liitlastele üle võtmeelementide juhtimise missioonis ja vabastades Ameerika ressursid teiste USA prioriteetide jaoks. Ja nüüd rõhutab USA armee Euroopa väejuhatuses, et see ümberkorraldus ei too kaasa Ameerika Ühendriikide toetuse vähenemist Ukrainale. Tsitaat. See ümberkorraldus võimaldab suurendada funktsionaalset tõhusust ja tulemuslikkust Ukraina julgeolekuabi osutamisel, andes liitlastele üle selle missiooni võtmeelementide juhtimise. Ja vabastada Ameerika ressursid teisteks USA ülemaailmseteks prioriteetideks. Üldiselt on see sama NATO 3.0 kontseptsioon, kus eurooplased ja ainult eurooplased vastutavad täielikult kogu Euroopa julgeolekuarhitektuuri eest. Ameeriklased jätavad alles ainult oma tuumavarju ja raketikaitse vihmavarju, aga oma peamised ressursid suunavad nad Lähis-Idasse ja Indo-Vaikse ookeani piirkonda. Ja just sellest kontseptsioonist oleme me teiega juba korduvalt rääkinud sellel YouTube'i kanalil. Ja esimest korda rääkis sellest kontseptsioonist veel Mark Rubio, tänane USA välisminister, enne 2024 aasta valimisi. See tähendab, et see oli veel Donald Trumpi valimiskampaania raames, esitati see NATO 3.0 kontseptsioon. See tähendab, et tegelikult USA ei lahku täielikult Euroopast, kuid me näeme järjekindlaid samme selle suunas, kuidas ameeriklased vähendavad oma kaasatust. Alati on olnud nii, et just Ameerika kindralid, Ameerika kõrged ametnikud, ameeriklased juhtisid selliseid missioone nagu Ukraina julgeoleku abigruppi, alati olid nemad eesotsas. Ja isegi kui meenutame Rammsteini formaati, kus arutati sõjalise abi küsimusi Ukrainale, siis juhtis seda Rammsteini formaati Mark Milley, kes oli Ühendriikide staabiülemate ühendkomitee juht ja tollane kaitseminister Lloyd Austin. Jah, Lloyd Austin oli siis kaitseminister. Nad kahekesi juhtisid alati koordineerimist Rammsteini formaadis. Sama oli ka Ukraina julgeoleku abistamise grupis. Nüüd on ameeriklased tegelikult mõlemast kohast lahkunud. Mitte täielikult, aga nad on distantseerunud. Ja nüüd selgitas USA relvajõudude Euroopa väejuhatuse ülem kindral Grinkevich muutuste loogikat nii. Liitlased näitasid üles võimet võtta juhtroll Ukraina kaitse toetamisel. Ta kinnitas, et algselt võtsid USA-d endale korraldaja rolli vaid ajutiselt, nii oli ka algselt plaanitud. Nad võtsid selle rolli ajutiselt lootuses, et varem või hiljem antakse see missioon üle eurooplastele. Järgneb Grinkevichi tsitaat. Ukraina julgeoleku abirühm oli algselt mõeldud ajutise juhtimisena. Selle ülemineku etapp põhineb edusammudel,
mida me oleme juba saavutanud ning aitab luua tingimused püsiva rahu saavutamiseks Ukrainas. Lühidalt meenutan, et viimase 3,5 aasta jooksul on see grupp jaganud üle $2 miljardi ulatuses julgeolekuabi. Seesama grupp koordineeris koostööd liitlaste ja partneritega ning aitas kaasa nende toetuse laiendamisele Ukrainale. Ametlikult ei räägita Ameerika Ühendriikide lahkumisest protsessist, vaid operatiivjuhtimise üleandmisest liitlastele, säilitades samal ajal üldise koordineerimise. Aga sisuliselt tähendab see lihtsustatult järgmist. Varem olid juhtpositsioonil USA, nüüd astuvad USA kõrvale ja annavad juhtimise üle eurooplastele. Kuid võtmefraas siin on Ameerika ressursside vabastamine teisteks ülemaailmseteks prioriteetideks. Ja just seda hetke tuleb mõista seoses sellega, mis toimub Patriot rakettide ümber, sest tegelikult on need ühe ja sama pildi osad. USA püüab praegu oma sõjalisi ressursse ümber jaotada mitme samaaegse pingekollete vahel. Ukraina, Lähis-Ida ja üldine ülesanne suurendada Ameerika Ühendriikide enda varusid sõjaohu taustal ka Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Ja siin liigume sujuvalt edasi looni Patrioti tõrjerakettide tootmislitsentsidega Ukraina jaoks. Siin tuleb kõik kuupäevade ja detailide kaupa lahti seletada, sest praegu on tõesti vastuolulisi signaale. Ühelt poolt teatas Donald Trump, et milleski pole kokku lepitud ja Ukrainale ei anta mingeid litsentse. Aga samal ajal selgub, et toimuvad asjad, mis näivad olevat täiesti vastupidised. Asi on selles, et täna teatas USA alaline esindaja NATO juures Matthew Whitaker, et pikaajalist litsentsilepingut Patrioti raketitõrjerakettide tootmiseks Ukrainas tõepoolest selleks talveks ei tule. Samal ajal täpsustas Whitaker, et läbirääkimised jätkuvad, kuid, tähelepanu, need on alles varajases staadiumis ja nõuavad märkimisväärselt aega. Praegu arutatakse tulevase tehingu tehnilisi ja juriidilisi aspekte. Jätkame. Samal ajal kinnitas USA kongressi esindajatekoja liige Mike Turner, et jah, läbirääkimised Ukraina laiemate võimaluste üle Patriot tehnoloogiatele ligipääsuks käivad, et riik saaks tootmise käivitada ja omandada kaitsetehnoloogiat täielikult. Aga asi on selles, et see on väga keeruline protsess ja on ilmne, et juba ainuüksi paljude küsimuste kooskõlastamine võtab palju aega. Ja tuletan meelde, et juba juulis sai teatavaks, et Donald Trump keeldus Zelenski palvest anda Ukrainale selleks talveks 300 Patriot raketti. Ja siis tekkiski see idee, et okei, anname siis litsentsi, las nad toodavad ise neid rakette. Ja ajakirja The Atlantic andmetel pöördus Zelenski just nimelt Trumpi poole palvega saada rakette objektide kaitsmiseks, energeetika taristu kaitsmiseks ja tõenäoliste talverünnakute tõrjumiseks. Ja siin on üks number, mis seletab väga palju. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse arvutuste kohaselt pärast Lähis-Ida konflikti algust jäi Pentagoni käsutusse vaid, siin on väga konkreetne ja täpne number, 759 Patriot-süsteemi raketti. Võrdluseks Ameerika Ühendriigid toodavad ise umbes 650 sellist raketti aastas. See tähendab, et lihtne aritmeetika näitab, et Ameerika Ühendriikide nende raketitõrjerakettide arsenal on Iraaniga peetud sõja tõttu nii palju ammendunud, et nende rakettide jagamine Ukrainaga praegu tähendab lihtsalt omaenda reservidesse valusalt sisselõikamist. Teisalt, ja sellest kirjutab ka Atlantic, tegelikult on need raketid olemas eurooplastel. Näiteks Lõuna-Koreal on need raketid olemas, kui ma ei eksi. Jaapanil on need kindlasti olemas. Mõnel liitlasel on need isegi Lähis-Idas endiselt olemas. Ehk siis, kui maailmas ringi vaadata, on teatud varud olemas ja kui väga tahta, saab need raketid kokku koguda. Kuid samal ajal toimub ka vastupidine protsess, nende rakettide tootmise ulatuslik suurendamine. 3. augustil sõlmis Ameerika Ühendriikide sõjaministeerium raamlepingu ettevõtetega Lockheed Martin ja Northrop Grumman, et laiendada tootmisvõimsusi Patriot-süsteemide PAC-3 raketitõrjerakettide
ja CAD tõrjerakettide komponentide tootmiseks. Lepingu väärtus oli üle 3 miljardi dollari. See kokkulepe võimaldab 3-kordistada Patriot-rakettide tootmist ja 4-kordistada GAD-rakettide tootmist. Kokkuleppe summat üksikute komponentide osas ei avalikustata, kuid on teada, et dokument näeb ette teise tahkekütusel töötavate rakettmootorite tarnija loomise PAK-3 jaoks. Samuti ohutu süüteseadmete tootmise suurendamist. Põhimõte on selles, et selleks käivitatakse täiendavad tootmisüksused. Nagu näete, Ameerika Ühendriigid ei tõmbu Ukrainast kuigi kaugele tagasi, kuid samas ei tasu ka hetkel suurt abi oodata. Ühest küljest annavad USA Ukrainale antava abi operatiivjuhtimise üle Euroopa liitlastele ega hakka sellega enam ise tegelema. Teisest küljest, arvestades, et USA enda võtmetähtsusega õhutõrjerelvade varud on Iraaniga peetud sõja tõttu kahanenud kriitilisele tasemele 759 raketini, Washington külmutab samal ajal otsekohe Patrioti süsteemide edastamise Ukrainale, kuid investeerib miljardeid dollareid tootmise mitmekordseks suurendamiseks tulevikus. Ja paralleelselt sellega peab läbirääkimisi raketitõrje rakettide tootmistehnoloogia üleandmise üle Ukraina poolele. Et tulevikus saaks Kiiev toota vajalikku relvastust iseseisvalt, sõltumata kahanenud Ameerika relvavarudest. Selle kohta tahan ma nüüd vastata mõnele kommentaarile. Ma ei oodanud seda. Taaskord ei oodanud. Aga ma sain aru, et selliste inimesteni pole võimalik jõuda. Vabandust, siin tuleb väike lüüriline kõrvalepõige, kui see ei huvita, võite natuke edasi kerida. Mul ilmus hiljuti saade sellest, et Benjamin Netanyahu, Iisraeli peaminister, aastal 2023 New York Timesi andmetel blokeeris Iron Dome'i õhutõrjesüsteemide üleandmise Ukrainale, mis tol ajal asusid Ameerika Ühendriikides. Ta pani veto ja ütles, ei, neid süsteeme Ukrainale üle anda ei tohi. Ja samal ajal, nagu öeldakse, ühe hingetõmbega tõin samas saates välja ka teise info selle kohta, et praegu tegelikult Ukraina ja Iisrael konkureerivad omavahel Ameerika Ühendriikidelt sõjalise abi saamise küsimuses, mis on üsna ilmne. Nii, inimesed tegid endale järelduse, et justkui mina olen konkurentsis temaga ressursside pärast. AMM põhjendan, miks Benjamin Netanyahu kunagi blokeeris meile Iron Dome'i üleandmise, mis tegelikult see nii ei ole. Mina isiklikult pole sellist argumenti esitanud. Aga inimesed kipuvad tegema oma enda järeldusi, milleks neil on täielik õigus. Kõigil on õigus ekslikule arvamusele, nagu ma ütlen. Ehk siis pole probleemi, okei, tegite sellised järeldused, see on teie asi, lihtsalt ainus asi, ärge omistage neid järeldusi mulle. Vot, mulle meeldib kõige rohkem, jutumärkides, kui inimesed ise midagi välja mõtlevad. Kuuldes mingit infot, nad mõtlevad ise midagi välja. Näiteks, mind juba nimetatakse antisemiidiks, kutsutakse üles protestima Aleksei Petši vastu, kuidas ta julges midagi öelda Netanyahu kohta. Vot, minu jaoks kõlab see väga kummaliselt. Minu jaoks kõlab väga kummaliselt, kui mind, Aleksei Petšid, nimetatakse antisemiidiks. Kui te vaatate selle YouTube'i kanali minu saadete ajalugu, see on väga raske öelda, aga leidub kitsarinnalisi inimesi, kes kuulutasid Petšile kommentaarides boikotti. Nii et ma jõuan selleni, et tegelikult kui me kuuleme uudiseid selle kohta, et läbirääkimised nende rakettide tootmise litsentsi andmise üle Ukrainas seal peatuvad või nagu ütleb Trump, mingit litsentsi ei tule, siis tuleb aru saada, et see on väga pikk protsess. On ilmne, et keegi ei anna litsentsi niisama. Tuleb allkirjastada 1 miljon tehnilist ja juriidilist dokumenti, et üldse alustada selle kõige aruteluprotsessi. Aga miks ma tegin sellise viite eelmisele saatele, on see, et leidus isegi neid, kes hakkasid kirjutama, et vaadake, miks? Netanyahu tegelikult blokeeris 2023 aastal Ukrainale õhutõrjesüsteemide Iron Dome üleandmise, sest Ukrainas on korruptsioon. Ja järelikult need süsteemid oleksid sattunud venelaste või jumal hoidku Iraani kätte. Et ukrainlased annaksid selle tehnoloogia nii venelastele või iraanlastele, et ukrainlasi ei saa usaldada. Olete te päris hullud või? Mis teil viga on need, kes selliseid kommentaare kirjutavad? Teeme nii. Ukrainas asuvad Patriot õhu- ja raketitõrjesüsteemid. Need on Ukrainas olemas.
Kui teie loogikast lähtuda, siis miks need süsteemid pole siiani sattunud venelaste ja iraanlaste kätte? No see on juba lihtsalt mingi jama. Aga lähme tagasi põhiteema juurde. Nagu ma lubasin, lüriline kõrvalepõige on läbi, liigume edasi. Nii et kõigi nende arutelude taustal ilmub New York Timesis endise Valge Maja Venemaa eksperdi Thomas Grahami arvamusartikkel. Ja see arvamusartikkel väidab täna järgmist. Donald Trumpil on praegu reaalne võimalus juhtida diplomaatilisi jõupingutusi Venemaa sõja lõpetamiseks Ukraina vastu, kuid see soodne hetk võib kiiresti kaduda. Tema sõnul suurendab Ukraina rünnakute arvu Venemaa territooriumi sügavuses asuvate sõjaliste objektide ja energiarajatiste vastu. Samal ajal suurendab Venemaa rünnakuid Ukraina linnade ja kriitilise tähtsusega objektide vastu, püüdes ära kasutada Ukraina õhutõrjerakettide nappust. Just seda nappust, millest me eespool rääkisime. Graham kirjutab, et sellistes tingimustes on kiiresti vaja intensiivseid läbirääkimisi ja ainult Washingtonil on piisavalt mõjuvõimu ja poliitilist kaalu nende läbiviimiseks. Ülesanne ei ole, nagu öeldakse, sõda kohe peatada, vaid luua alus pendeldiplomaatiale, et püüda ületada suuri lahkhelisid Ukraina ja Venemaa vahel. Kui Venemaa ei lähe dialoogile, võib Trump siiski anda Ukrainale raketitõrjeraketid, et võtta Vladimir Putini käest peamine trump. Ukraina saab jätkata rünnakuid Moskva vastu. Ja Putin ei saa enam nii halastamatult ja karistamatult rünnata Ukrainat ballistiliste rakettidega. Mis saab edasi? Vaatame siis nii. Esimene stsenaarium. Pentagon viib lõpule Patriotide tootmise 3-kordistamise ja Kaati tootmise 4-kordistamise järgmise 1-2 aasta jooksul. Ja siis, kui oma puudujääk on kõrvaldatud, reaalsed tarned või tootmislitsents Ukraina jaoks muutuvad poliitiliselt ja materiaalselt võimalikuks ilma riskita USA enda varudele. Aga see võtab liiga kaua aega. Nagu te aru saate, aasta või 2 on raske. Ukrainal tulevad rasked ajad. Teine stsenaarium on see, kui, nagu kirjutab Graham, diplomaatia aken on praegu tõesti avatud ja Washington võtab tõepoolest juhtrolli läbirääkimiste protsessis. Konkreetsete relvatarnete küsimus võib praegu taanduda tagaplaanile laiemate poliitiliste kokkulepete ees. See ei tähenda, et tarned üldse ära jäävad, aga vähemalt see nihkub veidi. Ja ei võidab aega. Kolmas ja kõige murettekitavam stsenaarium on see, kui sõda jätkub praeguses tempos ja USA sõjalised ressursid jäävad jagatuks mitme konflikti vahel korraga. Ukraina riskib läbida eelseisva talve just selles samas püüdurrakettide puuduse olukorras, mille eest hoiatas ka Vladimir Zelenski ise. Seetõttu jätan siia 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Sõbrad, kui soovite toetada sõltumatu YouTube'i kanali tööd, seda saab alati teha. Rahaliselt tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide või makseandmete abil. Või kasutades YouTube'i sponsorlust, otse tellimise nupu kõrval saab vajutada nuppu toeta, valida endale sobiva toetuse variandi. Olen selle eest tänulik. Tellige kanal, pange like, kirjutage oma kommentaare ja vajutage kellukesele. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head.